Tere õhtust kõigile! Minu nimi on Rudolf Kasper ja tere tulemast 20. Power Estonia laivi. Ehk siis meil on selline väike juubellaiv. Ja enne kui ma lähen meie tänase külalise juurde ja tutvustan teda, siis ma räägin korraks üle, et mis see Power Estonia laimalt on ja miks me üldse niisuguseid laive korraldame. Nimelt Power Estonia on kogukond, mille eesmärk on inspireerida ja julgustada Eestimaa inimesi enda eesmärke ja unistusi ellu viima. Ja võib-olla sa juba viid neid ellu, siis saama inspiratsiooni, et neid veelgi rohkem ellu viia. Või kui sa pole veel selle teega alustanud, et siis sa jõuaksid sellele teele. Ja lisaks sellele me korraldame ka erinevaid online ja offline üritusi, mille eesmärk on siis ka inspireerida ja luua sellist toetavat kogukonda, et inimesed julgeksid ja tahaksid oma eesmärkide poole pürgida. Ja täna meil on külas üks väga inspireeriv ja huvitav ettevõtja, kes on teiste asjade kõrvalt suutnud hakata ettevõtjaks. Nii et Triinu, kas sa oled meiega? Jaa, väga hästi kuulen kõigest. Super, väga hea. Aga võib-olla sa alustuseks tahaksid rääkida, et kes sa oled, kust sa tuled ja mille kõigega sa tegeled? Ja aitäh kutsumast teile ka kõigepealt, et see oli väga armas üllatus, et te olete mind märganud. Aga jah, mina olen Triinu ja ma ei tea, nüüd tutvustused on alati nii keerulised. Põhimõtteliselt ma võtan paari sõnaga kokku, et ma olen väike ettevõtja, ma olen küll ka täiskohaga palgatööline ühes finantsettevõttes ja lisaks on mul ka suur pere, vist läheb sinna suure pere alla, et mul on ka 3 last. Nii et mul on põhimõtteliselt mitu täiskohaga tööd. Wow, ma tean inimesi, kes ütlevad, et emaks olemine on täiskohaga töö. Et siis kui me võtame, et sul on 3 last, siis see on nagu 3-kordne täiskohaga töö ja nüüd on palgatöö ja ettevõtlus juurde. Ja ettevõtlus pidi olema 2-kordse täiskohaga töö eest, nii et siis on vist kokku 6 täiskohaga tööd. No päris nii hull vast ikka ei ole. Ma ütlen ausalt, et tegelikult ettevõtlus on ikkagi nagu minu jaoks hetkel pigem hobi, et ma ei võta seda nii tõsiselt, et ma täiskohaga kindlasti seda veel hetkel ei tee. Okei, aga siis ma tegelikult, ma küll jooksvalt jõuan tagasi selleni, et küsida ka natuke laiemalt, mis see finantssektoris ja nii edasi. Aga kui me võtame selle ettevõtluse poole, siis kuidas sa jõudsid selle ideeni? Et see on lihtsalt huvitav teada, sellepärast, et nii palju neid inimesi, kes käivadki täiskohaga tööl või ongi näiteks lastega kodus, ütlevad, et nad tahaksid, aga nad ei jõua ettevõtlusega alustada. Ja sina nüüd kõige selle kõrvalt võtsid endale siukse nagu hobi, alustasid ettevõtlusega, et kus sul siuke idee tekkis? Ja mis sa täpselt teed? No tegelikult on niimoodi, et selle ettevõtte OÜ nii-öelda ma asutasin tegelikult juba novembrikuus. Lihtsalt mul oli siuke tunne, et ma tahan midagi teha. Mul ei olnud mingit kindlat plaani too hetk. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma midagi tahan teha, siis mul on seda OÜ-d niikuinii vaja, et tuleb see idee, siis millal tuleb. Ja kuna ma olen suhteliselt, ma arvan, et siukene loov inimene, siis ma tegelikult kogu aeg olin nagu oma mõtetes silmad lahti, vaatasin, mis mind võiks kõnetada. Ja ma arvan, et see oli äkki kuskil veebruar või märts, kui ma arvan, et see oli täiesti mingi lockdowni ajal, mingi suvaline TikToki scrollimine ja siis ma nägin, et mingid Inglismaa inimesed hästi palju kasutavad mingit uut materjali. Selle nimi eesti keeles võib ma arvan öelda Yes Money. Et see on selline materjal, millest saab igast ägedaid kodusisustustooteid teha. Ja mind kuidagi see nagu kõnetas, et see oli selline Eesti turul uus materjal, vähemalt too hetk mina ei olnud nagu näinud seda. Siis mõtlesin, et miks mitte, et ma otsin selle materjali varustaja üles ja vaatan, mis välja tuleb. Ja tegelikult ma arvan, et veebilehega ma läksin laivi alles vist 1. juunil, nii et tegelikult see on päris pikk protsess olnud, et see on nagu erinevaid takistusi olnud, et see materjali tarne, erinevad asjad, et on võtnud aega. Okei, arusaadav, eks see on, aga see, et sa nüüd võtsid selle ütleme aja ja sellega tegelemaks, et siit enne kui ma lähen nagu edasi ja küsin detailsemalt, siin on see täpselt see sama mõte, aga kuidas aeg leida või kuidas, kas sa nagu näiteks panid mingid prioriteedid aeglaselt paika või kuidas sa leidsid selle aja, et siis oma töö kõrvalt hakatagi suhtlema nende tarnijate asjadega, et kui palju see tegelik ajakuju on. Jällegi ma küsin just sellepärast, et meie laivi kuulajad saavad nagu seda inspiratsiooni, et kui sa käid täiskohaga tööd, sa tegelikult saad ikkagi asju teha. Et võib-olla seda protsessi natuke kirjeldada või kas on nagu olnud väga keeruline näiteks peale tööpäevas asju, neid asju teha või on pigem see tulnud niimoodi nagu loomulikult?
no minu jaoks, no eks see nagu aeg tuleb ikka millegi arvelt võtta, on ju, et selles mõttes tahes-tahtmata ükskõik, mida ma lisaks teen nii-öelda, siis ma võtan ju selle aja siis oma pere arvelt, on ju. Noh, tööandja arvelt ma ei saa seda teha, on ju, see tulebki nagu ikkagi nagu vabast ajast, on ju, nädalavahetused või õhtuti. Aga kuna ma olen suhteliselt selline hilja magama mine ja siis ma ongi see, et kui lapsed lähevad voodisse, siis on nagu see aeg, kus ma võtangi selle jaoks aega. Ma ei ole terve elu olnud selline, kellel olekski olnud mingi väga palju hobisid. Ma ei ole väga spordiarmastaja, ainuke hobi, mis mul on raamatute lugemine. Et see ongi, kuna see minu jaoks nagu hobi, siis ma arvan, et see on okei, et inimesed võtavad hobide jaoks aega, et see tuleb tahes-tahtmata lihtsalt, vahet ei ole, kas sul on pere või ei ole, et sa pead lihtsalt endale leidma mingi asja, mis sind nagu kõnetab ja sulle mingit rõõmu toob. See on väga, väga hea ja õige mõte. Aga kui me võtame praegu selle, ütleme, teekonna, mis siis alates novembrist või ütleme siis juulist koduleht ja asjad valmis said olnud, siis võib-olla mõned siuksed kogemused, mis sul praeguseni on tekkinud või mõned siuksed esimesed võimalik need suured ämbrid, mis on juhtunud või mida sa näiteks täna teeksid teistmoodi, et kas sa oled nagu juba saanud mingeid siukseid kogemusi, mida sa oleks tahtnud algul teada, aga mida sa nagu algul ei teadnud ja nüüd tead? Ja no kindlasti minu puhul on näiteks see, et kuna need tooted valmivad sedasi, et ma valan need silikonvormi sisse, et seal on nagu 2 komponenti, niisugune kipsipulber ja siis akrüüli ja vee segu, mis siis omavahel segades kivistub ära. Ja ma valan need silikonvormidesse ja ütlen ausalt, et ma võib-olla alguses läksin natuke liiga hulluks nende vormide ostmisega, et oleks võinud pigem mõelda läbi rohkem mingeid kollektsioone, et mis see vajadus nagu reaalselt on, et tegelikult praegu ma võib-olla kasutan nendest vormidest, mis ma too aeg kokku ostsin, võib-olla 1/3, et mida ma näen, nagu, mis inimestele rohkem meeldib. Et võib-olla, ma saan aru, et tulebki vahest mingit riske ka võtta, aga mõne koha pealt võib-olla tuleb niisugust painet mõistust kasutada, aga et ei ole mõtet nagu kogu raha kuskile inventari alla panna. Väga õige. Aga siit ma võib-olla küsiski nüüd natuke lähemalt su enda sõnaga, kui sa nüüd, kuna me oleme alati öelnud enda live esinejatele, et sa võid nii palju teha endale promo, kui sa soovid, siis siin on ka see küsimus, et laiemalt, et ütleme, et see on nüüd see ökoloogiline materjal, mida kõik kasutavad, ennast erinevaid neid pindas ja asju sa siis teed, aga et kui sul oleks ka nii-öelda promominut või nüüd nii-öelda siuke nagu telereklaam, mis tooted sul on ja miks see tarbija peaks seda ostma, et meie laivi kuulajad saaks aru ja loomulikult, kui meie laivi kuulajad tahavad, siis loomulikult kindlasti pärast siia laivi lõppu paneme ka kodulehed ja asjad siia alla, et saab ühendust võtta. Ehk siis, mis need tooted täpselt on, mida sa siis täpselt toodad, mis sa nende vormidega täpselt teed? No, mina toodangi selliseid trendikaid, aga unikaalseid kodusisustustooteid. Ma võin teile ise näidata, ma praegu siin veeklaasi all kasutan sellist tassialust, ehk siis see ongi niisugune spetsiaalne vormi sisse valatud. Ta on selline, et ta on nagu, ütleme, sama tugev kui mingi taldrik, et ta maha kukkudes võib ikkagi katki minna, aga ta ei ole selline õrn ja ta näeb väga stiilne välja minu arust, et neid variante on erinevaid, et sa ei pea seda tassi alusena kasutama, seda võib vabalt ka toaparfüümi või ehete hoiustamiseks, et ütleme niimoodi, et kes vähegi kodus sisustavad, et nemad on minu suurimad kliendid ikkagi, et see ongi see, et see annab nagu kodule mingi isikupära juurde, et ma võtan ka eritellimusi vastu, et siis ongi, kui sul kodu on sinistes toonides, siis kindlasti leiame mingi lahenduse, et saab sinistes toonides ka erinevaid aluseid ja sellised dekoratiivsed kandikuid kindlasti. See on väga huvitavalt kuulda seda ja need laiemalt, kui me võtame siukse, ütleme, sisustuspoole, ütleme, see on väga loominguline ala. Ja nagu ma aru saan, siis võib see klient täitsa soovida nii-öelda ükskõik mis disainiga neid tooteid. Ehk siis see on selline, okei, väga hea. Lihtsalt ongi see silikonvorm on nii-öelda nagu piiriks, et kui mul seda vormi, mida tema just soovib, et hetkel ei ole, et ma pean vaatama, kas ma saan seda ise teha. Tänapäeval võimalik neid silikonvorme ka ise teha, et maailmas on nii palju võimalusi. Ma veel seda katsetanud ei ole, see ongi järgmine asi, mida ma tahaks proovida. Väga hea, huvitav. Aga nüüd, kui me võtame selle, ütleme, laiemalt selle ettevõtluse poole, siis kas sul on ka, ütleme, mingid siuksed suunad, kus sa tahad laieneda või on sul mingid
uute mingite siis toodete erinevate sarjade mingeid mõtteid või ideid või tahad sa laiemalt ka mingis muus valdkonnas oma ettevõtlust laiendada? No ja hetkel ma ikkagi jääksin nende kodusisustustoodete juurde, aga mul on tegelikult olemas ka nagu selle materjali vendmaterjal, mis on nagu veekindel, et praegu ma olen teinud selliseid tooteid, mis on nagu niiskuskindlad ja vett hülgavad. Aga kuna ma näen, et on nõudlust ka selliste seebialuste jaoks, et siis on nagu see veekindlus on hästi oluline, et see on nagu järgmine suund, kuhu ma tahan minna. Ja üleüldiselt nagu laienemise mõttes, siis tegelikult ma ikkagi plaanin siin lähiajal kavatsen nagu otsida mingid edasimüüjad ka, et mu toode lihtsalt jõuaks rohkemate inimesteni. Et kuna see toode on ikkagi selline, et pildi peal, ma ei tea, eks see sõltub kindlasti fotograafist ka, aga ma ise tunnen, et kui käega katsuda, siis see nagu emotsioon on kuidagi hoopis teine kui pildi peal nagu vaadata seda toodet. Et vähemalt nii palju, kui ma esimesel laadal sellist kogemust sain ka, et siis minust keegi klient ütles ka, et ma olen pildi pealt näinud, aga päris elus nagu näevad palju efektsemad ja ägedamad välja. Et sellepärast ma tahaks ka mõne edasimüüja leida, kellel oleks füüsiline pood lihtsalt, et inimesed saaksid nagu päriselt käega katsuda kuskil. Ja otsid mul oli tegelikult algul peast teine küsimus, aga nüüd su juttu kuulates sa rääkisid, tõid välja laadad praegu ja ütleme selle füüsilise toote puudutamise. Aga siin ongi võib-olla see hea küsimus, et kui me rääkisime, et sul on olemas see e-pood, see koduleht, siis praegu sind võib ka tegelikult leida laatadelt, nagu ma aru saan. Nii ja naa. Et ma ei nagu iga nädalavahetus kuskil laadal ei plaani käia. Et see on ikkagi ajamahukas nagu ettevõtmine, et ma muidugi tahaksin seda rohkem teha, aga nagu ma alguses ütlesin ka, et kõik see aeg tuleb ikkagi pere arvelt ja ma tõesti nagu ei saa nagu ka lõputult seda pere arvelt võtta, et siis ma tahaks ikkagi mõne nädalavahetus oma pere jaoks ka jätta. Väga õige, aga ma siin tegelikult tegin natukene ka enne meie laivi taustauuringut ja ma nägin, et sa korraldad ka erinevaid koolitusi või töötubasi. Kas sa tahad natuke nendest rääkida, et mis need töötoad täpselt on ja kas nendes on võimalik ka inimestel osaleda, keda just huvitab see siis tegemise pool? Ja tegelikult ongi, ma mõtlesin, et see võiks olla üks suund, kuna see materjal on Eestis ikkagi suhteliselt uus. Sellega ongi veel see, et seda materjali edasimüüjat Eestis ei ole, et kuna see Jesmoniidi tootja siis pole veel Eestisse ühtegi edasimüüjat leidnud. Et siis ma mõtlesin, ma tutvustan ise seda toodet läbi selle, et ma hakkan erinevaid töötubasid tegema ja lihtsalt räägin oma kogemustest, et ma olen siin mitu kuud seda toodet või seda materjali katsetanud, et siis ja huvi on olnud väga suur, et ma nüüd lähengi Anna Lutteri juurde Kuuti esimest töötuba tegema ja 15 kohta täitusid suht paari päevaga, nii et tundub, et see on see teema, mis nagu kõnetab ja kindlasti ma loodan, et me saame Annaga tulevikus kokkuleppele, et äkki teeme ka teise töötoa, sest ma sain aru, et seal oli ka ukse taha jääjaid. Okei, seda on väga hea teada ja võib-olla sa tahad ka lähemalt rääkida, et mis seal töötoas saama hakkab, et mis sa seal teha plaanid ja et kuidas ütleme, kas see on siis pigem niisugune teoreetiline töötuba, et sina teed ja teised vaatavad või kõik saavad seal koos teha, proovida, milline see plaan selle töötoaga on? Ja nagu ma seda alust näitasin, siis see on tavaline selline ühevärviline kullatükkidega, aga töötoas igaüks saab endale ise teha sellise ovaalse pikliku aluse, kus on siis niisugune Vahemere maadest on pärit niisugune terrazzo stiil. Ma eeldan, et te teate, niisugused väiksed tükikesed. Kõik saavadki nagu ise reaalselt proovida, et see terrazzo tükkidega aluste tegemine on selline natukene aeganõudvam, kuna seal on vaja nagu liivapaberiga käsitsi lihvida ja et need terrazzo tükid ilusti nagu välja tuleksid. Et siis koolitus kestab umbes 2 tundi, et on nii loengu osa ja on siis ka praktiline pool ja igaüks siis koolituselt lahkubki enda tehtud sellise ovaalse alusega. Väga lahe. Ja kui me nüüd jälle korraks võtame kogu selle protsessi kokku, et lihtsalt korraks ütleme siis mõelda läbi see protsess, kui me räägime kogu sellest äriideest, kus nüüd praegu siis ütleme, tekib juba see, et tuleb see esimene töötuba, kus on olemas e-pood, et kui pikk see kogu protsess on sellest ideest, et ütleme, et ettevõtte registreerisid sa varem, aga mis see nagu protsess on olnud näiteks tänasest, ütleme, kui sa võtad nagu tänasest päevast sinna päeva, kui see idee tuli, et kui pikk see ajavahemik tegelikult on olnud, et kui pikalt oled sa tegutsenud?
Ma ei mäletagi täpselt, ma arvan äkki märtsi keskpaigast või midagi sellist, ehk siis no mõned kuud, et ei ole nagu väga pikalt ikkagi tegelenud sellega. Wow, see on nii megalt inspireeriv. Ma praegu ka näppude peal arutasin, see on ju kuskil 4,5 või maksimum siis 5 kuud, kui märtsi algusest võtta, aga kui poole pealt, siis on juba vähemalt 5 kuuga oled sa nagu sellise asja loonud ja just miks see ongi meie jaoks eriti äge on see, et sa oled nii-öelda selles alustavas rollis, aga sa oled selle võtnud käsile teiste asjadega ja sellest on nagu, ütleme nii, et praegu on näha, et su silmadest, su sõnadest kiirab seda sära, seda nagu, et sa oled seal sees ja sa teed seda. Ja ma olen kindel, et see juba inspireerib paljusid meie kuulajaid, sest see on tegelikult põhiline, et inimesed teeks seda, mida nad südames tahavad teha. Aga enne kui ma lähen veel liigun edasi natuke laiemalt ka siis sinu tegevuste juurde, siis kas sul on olnud ka nagu ütleme mingid hirme või ütleme, et sa nüüd ütlesid, et sul tuli novembris idee, et ma tahan ettevõtet teha, ma tahan nüüd midagi tegutsema hakata, aga sul on eelnevalt mingeid selliseid hirme või asju olnud, mis on sind tagasi hoidnud, et kuidas sa nüüd nagu võtsid, hakkasid tegema kõik samm-sammult, et kas sul nagu oli ka mingeid selliseid hirme, mida sa pidid ületama? No ettevõtte loomisega ei ole olnud, aga mul on selle laienemisega ongi nagu see, et ma natuke ise hoian ennast praegu tagasi. Et ma ei ole tahtnud seda nagu nii suurelt reklaamida ja olen seda edasimüüjate otsimist ka natuke edasi lükanud lihtsalt sellepärast, et ma kardangi, et see töömaht läheb nagu liiga suureks, et kuna mul ongi see täiskohaga töö, lapsed ja kui ma peaksin veel dekoorami asju tegema nagu suhteliselt täiskohaga, et siis ma natuke pelgan just seda osa, et muidugi unistus oleks, et ma saaksin mingit oma asja teha täiskohaga, aga tahes-tahtmata ma pean ikkagi praegu mõtlema oma pere ja laste peale, et ma saaksin nendele tagada ikkagi selle elukvaliteedi, millega nad harjunud. Ja ka oma ettevõttega on ju ikkagi see, et rahavood on ju nagu nii-öelda ette teadmata, et sa ei saa nagu arvestada võib-olla, et sa nüüd järgmine kuu saad ka sama summa võib-olla. Et siis nagu need hirmud hoiavad tagasi, et nagu raske on võib-olla selliseid tulevikuplaane teha, et ma pigem ikkagi hoian seda praegu hobina, vaatan rahulikult, kuidas see kulgeb ja kuidas läheb, et muidugi ma pühendan sellele aega, aga võib-olla mitte nii teadlikult, mitte nii palju, kui võiks. Okei, see on väga hea mõte. Tegelikult ta haakub nüüd järgmise küsimusega, mida ma olen alati küsinud kõikidelt meie laivi osalejatelt ja see küsimus on natukene trikiga ja ma natuke räägiks seda taustalugu enne ära, kui ma selle küsimuse küsin. Ja see on nimelt siis see, et kui me praegu siin niimoodi esineme, oleme siin laivis ja inimesed kuulavad, siis tihtipeale jääb kuulajatele mulje, et need inimesed, kes seal videos esinevad, on nagu ideaalsed, et okei, et sina kuidagi suutsid, et okei, et sul on see täiskohaga töökoht ja need 3 last ja okei, sina jõuad, et sina saad, et sina leiad mingeid lahendusi. Et jääb siuke mulje, nagu ma oleks need ideaalsed inimesed. Ja sellepärast ma sain soovituse enda mentorilt küsida meie laivi kõikidelt esinejatelt just seda, et kas on nagu mingid siukseid tegevusi või valdkondi, kus sa tegelikult tead, et sa saaksid olla veel parem, veelgi tublim. See võib olla selle ettevõttega seotud, võib olla ka laiem, et kus sa teaksid, et sa saaksid olla tegelikult parem, aga sa teadlikult või mingi mugavustsooniga lükkad seda edasi või ei tee seda. Et ma arvan, et see on osaliselt kattub selle eelmise vastusega, kui me võtame ettevõtluse poole pealt, aga kas sul on veel mingid siukseid valdkondi, et just inimesed näeksid seda, et me ei ole ju ideaalsed, me ju teame, et me ei ole ideaalsed keegi, aga et ka kuulaja näeks seda. Ja no tegelikult ma võin öelda, et ma olen ütleme just eriti praegu dekoorami, kui ma näen, et ma olen nagu, ma tegelikult õpin ju ise ka Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja tean ju, kuidas nii-öelda see sotsiaalmeedia puhul peaks käima, aga ma võtan praegu asju hästi spontaanselt ja mul ei ole mingeid asju organiseeritud, ma ei ajasta postitusi ette, kui mul tuleb tuju, siis ma teen ja mul võib-olla see osa ongi nagu mul puudulik, et ma ei organiseeri, nagu ei planeeri, et ma võtangi väga spontaanselt ja teen nii, nagu mul hetkel tuju on, et võib-olla seda võiks natuke paremini nagu teha, eriti arvestades võib-olla mingit raamatupidamislikke pabereid, et seda võiks nagu teha nagu organiseeritult, aga ma mõtlen, ma olen väga loominguliselt lähenenud sellistele asjadele, et see on kindlasti, ma arvan, üks minu miinus, et kuna see tundubki jälle niisugune rutiinne kohustus,
siis ma pigem olen seda vältinud. Ma täitsa saan aru ja ma tunnetan neid samu punkte mingi hetkel, et ma tean, et just sellega, et peaks olema rohkem võib-olla siis planeeritum ja nii-öelda kavasid või asju jälgima, aga lihtsalt tuleb ikka nii, et selle energia või selle sisetunde pealt. Aga okei, see on väga hea punkt ja ma arvan tõesti, et seda on hea pool, millega saab samm-sammult tegeleda. Aga sa oled mitu korda maininud enda ettevõtte nime, mis on siis Decorami. Ma võib-olla hääldan seda hästi. Hääldan seda Decorami. Sellel tegelikult nagu ametlikult ei ole mingit tähendust. See tuli täiesti suvalisest kohast. Kasutasin mingit online brändi nimede generaatorit ja lihtsalt vaatasime sõbrannadega, mis võiks kõnetada. Et sellel ei ole mingit laiemat tagamaad, aga ta on natukene ikkagi minu meelest Hispaania pärane ja kuna mul kuidagi Hispaania on väga hinges, et siis võib-olla seostub sellega natukene. Okei, väga lahe. Ma just küsin, et see on tihtipeale ka inimestel see kõige raskem samm. Küll poolelt naljaga, aga öeldakse, et kõige raskem osa ettevõtlusega alustamisel on nime välja mõtlemine, et siin on huvitav teada, et võib olla ka laiem nimetus, mis lihtsalt meeldib, et sellel ei pea olema otsest tähendust. Ja ma võin öelda, et isegi selle 4,5 kuu jooksul ma olen 3 korda mõelnud, et äkki peaks nime vahetama ja täiesti brändingu ümber tegema. Nii et see, ma arvan, on suhteliselt iga väikse ettevõtja asi, et kuidagi tundub, et keegi teine oskab paremini või ikka hakkad võrdlema ennast. Et vaatad, et tal on nii äge ja et miks mul ei ole, äkki peaks midagi muutma, aga tegelikult see on kuidagi üle mõtlemine. Aga kui me võtame nüüd laiemalt, ütleme, näiteks sa ütlesidki, et sa põhiline su valdkond on finantssektoris ja sa ütlesid, et su hobi, mis ma kohe panin ka endale kirja, on raamatute lugemine, siis ma kindlasti soovitan ka meie laivi kuulajatel teha märkmist. Mul on siin nii palju neid häid mõtteid ja asju tekkinud juba praegu ühe lehe jagu, samal ajal kui ma neid küsimusi siin küsin. Aga kui sa mainisid raamatuid, siis ma just mõtlesin, et kas sul on ka mingid selliseid siis mingid raamatud, mis sind on hästi palju inspireerinud, mida sa soovitaksid lugeda ka kellelgi teisel, kes on sellel teekonna algul, et ta tahaks mingit oma ideed või asja hakata ellu viima või mis on sul andnud siukse tegutseva mõtteviisi või siukse laine, et kas on mingeid kindlaid raamatuid, mis on sind aidanud sellel teekonnal? Ma ütlen, et hästi palju abi oli näiteks sellest samast ühe leheküljeline turundusplaan. Ma praegu autorit ei mäleta, mul on see kuskil kapi peal. Aga ühesõnaga see oli hästi mõnusalt värskendav, et kuna ma olen ise tegelikult töötan ka turunduse vallas, siis ma tean, et need osad strateegiad ja visioonid võivad väga pikale venida ja plaanid ja sellised, et siis see oli väga värskendav, eriti väiksel ettevõttel ei olegi, võib-olla talle täiesti piisabki sellest ühest leheküljest, et panna sinna põhipunktid paika. Et see oli väga siuke mõnus avastus raamatu näol ja ma tegelikult olen hästi palju lugenud viimasel ajal ka neid Simon Sineki raamatuid, Start with Why ja erinevad juhtimise teemalised raamatud ka, et need on ka kuidagi Simoni mõtteviis klapib minu omaga, et ma jälgin teda ka LinkedInis ja kuidagi need siuksed mõtteterad mulle väga meeldivad. Aga siis ma võib-olla, kuna Simon Sineki alustamiksiga ma olen ka väga palju lugenud, siis tuleb hea küsimus, et kas sa oled ka välja pannud, mis on see Decorami? Majandus on ettevõtte miks? See on kõige keerulisem asi, mida välja mõelda üldse, kui sa seda raamatut oled lugenud, siis sa saad aru, et üritan mõelda, aga nagu ma ei ole seda kuskile paberile kirja pannud, ega ma ütlen, et ma olen nii spontaanne ja käigu pealt asjade tegija, et ma ei ole võtnud selle jaoks aega eraldi. Ja arusaadav. Et ma lihtsalt mõtlesin, et see ongi, et see on aga ongi need teadmised, neid asju rakendada, et see on tohutu hea, need raamatud kindlasti kõigile meie laivi kuulata, ma kindlasti soovitan kuulata. Aga kas on ka laiemalt võib-olla olnud mingid inimesi, kes on sind inspireerinud, kõnetanud või siis mingid podcast'e näiteks, mis on sind aidanud, mis on sulle andnud mingeid häid mõtteid? Podcastidega on selline lugu, et ma mingi hetk kuulasin nüüd väga palju erinevaid. Ja mu eriline lemmik on tegelikult Mull podcast. Evelin on seal otsas. Mulle väga meeldib tema diktsioon ja tema mõnus rahulik hääletemper ja kuidagi minu jaoks on oluline, et see inimene, kes räägib, et tema hääl oleks mulle meeldiv. See on, ma arvan, isiklik kiiks, aga seda kuulata, kui inimese hääl ei ole meeldiv.
aga muidu mul on nende podcast'idega siuke love-hate relationship, et kui ma neid kuulan, siis ma nagu tekibki endal nagu tihtipeale mingi natukene alaväärsuskompleksi appi, kuidas tal kõik on nii äge ja kõik on nii tore ja kuidas tal on nagu vedanud ja kõik sujub, on ju, aga tegelikult see ongi see, et kui sa nagu päriselt mõtlema hakkad, siis tegelikult on ju neil ka raskused ja kellelegi ei kuku mingid võidud siin sülle, et nad on ikkagi, see on raske töö seal taga, aga kui sa kuuled järjest võib-olla mingid 3 podcast'i on ju ja siis nagu kõigil on nii vinge elu ja äge, siis ma nagu vahepeal tõmban nagu piiri, et ma nagu tegelen vaikselt omas mullis oma asjadega, et ma võib-olla päris iga päev ei kuula ühtegi podcast'i. Hea arusaadav. Aga siin tuli võib-olla see väga hästi, sa tõid ise selle punkti välja, miks ma ka selle ühe küsimuse küsisin, et mida me valesti teeme või mis halvasti läheb just selle sama mõtte pärast. Tegelikult ju me teame, et me võime podcast'isse tund aega käituda kui ideaalne inimene, on ju, aga tegelikult meil on ka enda miinused ja just neid tegelikult tihtipeale meil on ka vaja kuulda just teiste poolt, et noh, mis läheb vahepeal halvasti ja kuidas neid ületada. Aga kindlasti siit tuli ka häid soovitusi. Aga kui võtame nüüd ettevõtluse poole ja võtame selle, et sa ju praegu käid ka samal ajal tööl, sul on pere ja siin ongi kindlad nii-öelda, et noh, nagu sa ütlesid, et sa ei taha nagu liiga kiirelt praegu liiga palju fookust ettevõttele panna, et muidu hakkavad need tavatööga end segama. Aga kui ma võtaksin siukse pikemaajalise numbri nagu 10 aastat, et ütleme, et aasta on 2031, sa oled meile taaskord näiteks laivi tulnud rääkima ja sa räägid sellest, kuidas ettevõttel on nüüd läinud ja millega ta tegeleb. Kui kõik läheb täpselt nii, nagu sa plaanid, siis kus sa tahaksid ettevõttega olla 10 aasta pärast ja kus sa laiemalt enda eluga tahaksid 10 aasta pärast olla? Ma olen tegelikult Decorum Instagramis jaganud ka, et ma olen suhteliselt siuke püsimatu inimene, et ma olen igast asju proovinud. Ma olen tegelikult kunagi lastele mingid tuutuseelikuid õmmelnud ja mütse õmmelnud ja ma ei tea, igast siukene loominguline tegevus on minu oma, aga ma pühendun sellele mingi hetk võib-olla 150% ja siis mingi hetk ma tüdinen. Hetkel Decorumiga ma seda tüdimust veel ei näe, aga ma ei julge sulle elustki lubada, et ma 10 aasta pärast sama asjaga tegelen, et ilmselt mul on ka mingisugune oma väike ettevõte või mingisugune hobi asi, aga ma ei julge sulle küll lubada, et ma teen neid samu tooteid või olen seda kuidagi edasi arendanud. Ja üleüldse mulle tegelikult ei meeldi neid mingid 10 aastaku plaane või 5 aastaku plaane seada. Ma olen enda jaoks lahti mõtestanud seda, et vahet ei ole, kus ma 10 aasta pärast olen või mis ma teen. Kui ma olen õnnelik, siis nagu mul täiesti suva, kui palju mul raha on või mingid asju või nagu ma ei ole selline eesmärkide seadja, et nii nüüd mul on 10 aasta pärast mingi finantsvabadus olema. Minu jaoks on oluline, et ma oleksin terve ja õnnelik ja et mu pere oleks õnnelik ja terve ja see on nagu põhiline, aga ma jah, nagu niimoodi tööalaselt või kuidagi jah, ei sea endale mingit plaane, eesmärke niimoodi. Ma arvan, et siin tuleb see kuulus ütlus, et John Lennonit küsiti koolist, et kelleks sa suurena saada tahad ja siis ütles, et ta tahab saada õnnelikuks. Siis õpetaja andis talle 2 ja siis ütles, et pani talle 2 selle eest ja ütles, et see ei ole õige vastus. Siis ütles, et ma ei tea, et ma jään enda vastusele kindlaks, et minu arvates see on õige, et mulle tundub, et lihtsalt sina pole elust aru saanud. Et ma arvan, et tegelikult see on kõige tähtsam, nagu sa tõid välja, et sa oleksid õnnelik, sa oleksid terve ja su pere oleks terve. Ma arvan, et see ju tegelikult ongi kõige tähtsam. Ma arvan, et see on, ma arvan, just tegelikult õigem eesmärk, aga mingi finantseesmärk. Et see on nagu selline arutelu koht, aga ma väga olen nõus selle mõtteviisiga ja selle vaatega. Ma arvan, et see tagab kindlasti ka selle kõige õnnelikuma tulevikku. Aga kui me nüüd praegu vaatame, meil vaikselt jookseb aeg peale, aga kui me mõtleme nüüd korraks sellele, et kõigele, mis me siin rääkinud oleme, siis kui nüüd ütleme, et praegusel hetkel tuleks keegi kuulama meie laivi ja ühtegi eelnevat seda mõtet, mis me oleme rääkinud, ta ei saaks kuulata millegi pärast ja saaks kuulata nüüd ainult seda, mis sa nüüd ütled, siis mis oleks see sõnum, mis sa tahaksid jätta meie kuulajatele, mis sa tahaksid jätta maha, et kui sa saaksid jätta ainult ühe mõtte või enda mingi kogemuse, mingi nõuande, ükskõik, mis sul pähe tuleb? Ma arvan, et see on suhteliselt klišee juba, aga tegelikult mulle tundubki, et inimesed hoolivad liiga palju sellest, mida teised inimesed nendest arvavad. Ma tean, ma olen ise ka selles rattas olnud ja mõelnud, et see on oluline, mida teised must arvavad, aga ma ei tea, kas see tuleb vanusega või lihtsalt kuidagi enesearenguga. Et ma tõesti praegu üldse ei muretse selliste asjade pärast, mida teised arvavad.
minust või minu tegemistest, et sellepärast ma tegelikult, ma arvan, et 5 aastat noorem mina ei oleks selles podcastis osalenud, isegi kui ma oleksin samas seisus oma ettevõtte ja asjadega. Aga praegu mõtlesin, et why not, et mis sest minu jaoks muutusest midagi halvemaks, pigem see on minu jaoks nagu äge kogemus ja annab teie tegemistele hoogu juurde, nii et ma arvangi, et see ongi minu sõnum kuulajatele, et ära muretse nii palju, mida teised arvavad. You do you, nagu, et sina tee seda, mida sina tahad. See on jällegi taaskord, nagu meil on siuke nagu, ütleme siis kiire ja kõik siuksed, ütleme, meie see vestlus on läinud, nagu jällegi ma vaatan aega, see on nii kiirelt lennanud, aga see on nagu nii, ütleme, siuksed võib-olla konkreetsed, aga nii suure sisuga vastused ja taaskord see sama mõte, et teiste arvamus, et kui paljus inimesi see tegelikult võib tagasi hoida ja nii äge on see, et kui sa ise ka tunned, et sa ükskord oled samas kohas olnud ja sa oled seda ületanud ja kindlasti tänane live inspireerib inimesi, kõnetab inimesi, annab neile midagi tagasi, ehk tegelikult läbi selle, et me neid hirme ületame, läbi selle, et selle 5 aastaga sa oled siis nii-öelda kasvanud, tänu sellele, et täna saavad inimesed seda laivi ükskord kuulata ja nad nagu saavad olla ise julgemad ja muuta asjad maailma paremaks. Siis ma arvan, et see on tõesti mega äge mõte ja siit üldse selle laivi jooksul on tulnud nii palju inspireerivaid, ägedaid mõtteid ja ma arvan, et kellelgi ei tohiks olla vabandust, et tal on näiteks pere või on tal see täiskohaga töökoht, et midagi teha. Et mulle lihtsalt meeldib, kuidas see nagu nii nagu muuseas, et jaa, et mul on see töökoht, mul on see pere, aga nagu ma saan hakkama. Et see on, ma arvan, nii tähtis see suhtumine, see on nii näha, et see, mis sa teed seda kirega ja ma tõesti tänan südamest, et sa olid nõus meile siia live esinema tulema, et sa jagasid enda kogemust, enda mõtteid ja kindlasti me küsiks korraks veel üle, et kui meie kuulajad tahaksid näha sinu tegemistest rohkem infot saada, siis mis need kanalid on, kus sinuga või siis sinu ettevõttega saab ühendust võtta? No minu ettevõtte peamine suhtluskanal on ikkagi tänasel päeval Instagram, ongi decorami.ee, on suhteliselt lihtsasti leitav ja samamoodi veebileht, aga veebilehti ma nüüd see nädalavahetus uuendan, nii et see on praegu veel nii-öelda ootel, pausil praegu, aga muidu decorami.ee on igalt poolt ühtede samade nimedega leitav. Võib mulle julgelt kirjutada. Super, väga hea. Aga ma tänan sind tulemast siia laivi ja kõigile meie kuulajatele ma tahan öelda teile, et wow, meil on olnud juba selja taga 20 inspireerivat laivi. Me loomulikult jätkame nendega ja juba järgmisel teisipäeval oleme tagasi järgmise uue inspireeriva inimesega, et jagada veel neid kogemusi ja mõtteid ja ma kindlasti julgustan teid kõiki jälgima meid Instagramis, Facebookis ja YouTube'is ning samal ajal hakkama samamoodi enda eesmärk ellu viima, nii nagu meie live esinejad seda teevad. Aitäh teile kõigile ja näeme juba järgmisel teisipäeval. Tšau!